Tere, mina olen Nele Kullerkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala põnevamad uudisteemad. Minu tänane esimene külaline on naine, kes on aastaid Eesti päevapoliitikast eemal seisnud, kuid kes tunneb ilmselt Eesti poliitmaastikku ning siinseid vangerdusi detailideni. Milline on täna tema pilk kõrvaltvaatajana Eesti elule, seda kohe uurime. Kadri Simson, tervist! Tere! No ma olen teinud teile 10 kas-küsimust ja vaatame siis, mis välja tuleb ja kuidas teie meie elu praegu kõrvalt vaatate. Kas Eesti päevapoliitikast nii pikalt eemal olemine on pannud teid teise pilguga siinsele elule vaatama ja mis on viimase sellise, 5 aastaga teie hinnangul muutunud? Ma arvan, et selline ajaline ja ka kuidas öelda, inimesi vahetav perspektiiv tuleb mulle kasuks. Et ma olen 7 aastat Eesti sisepoliitikast eemal olnud ja Eesti ministrite hulgas ja veel enam Riigikogus on palju inimesi, kes on tulnud Eesti poliitikasse peale seda, kui mina lahkusin. Nii et ma saan neid vaadata erapooletult, mul ei ole mingeid väga tugevaid isiklikke emotsioone nendega seotud. Aga samas aeg-ajalt sa tunned ära, kuidas minu kui valijaga tahetakse manipuleerida ja siis ma arvan, et ma mõistan poliitikuid endiselt paremini kui võib-olla lihtne valija. Aga kas te näete nende uute tulijate hulgas ka sellist head potentsiaali meie riigile, et tunnete, et meie riik on heades kätes, ütleme siis nii, mitte kasutades siinkohal Reformierakonna loosungit? Et uusi tulijaid on, mõned neist on ju päris vaimustava karjääri teinud, aga ma arvan, et Eesti poliitikale tuleb kasuks, kui alati tuleb noori inimesi peale ja samas hoitakse ka mõnda kogenut. Te lahkusite aastal 2024 Eesti Keskerakonnast öeldes, et uued juhid on asunud ajama euroskeptilist ja liiga konservatiivset liini. Kas olete seda otsust hiljem kahetsenud, et kui pika kaalutluse tagajärjel te selle sammu tegite? Ma kaalusin päris pikalt, sellepärast, et mitmed minu lähedased keskerakondlased panid ukse selja taga kinni palju aega enne mind. Aga siis, kui ma lõpuks selle raske otsuse tegin ja raske oli ta minu jaoks ja seetõttu, et 29 aastat olin ma olnud selles erakonnas, sealt edasi ma enam ei kahetsenud, sest kõik läks täpselt nii halvasti, nagu ma arvasin. Et tänaseks on Keskerakond liitunud Euroopa vastaste jõududega Euroopas ja mina isiklikult arvan, et see ei ole Eestile hea. See ei ole hea, et üks suur erakond õõnestab Euroopa Liitu, sest tugev Euroopa Liit teeb Eesti ka tugevamaks. Aga milline see poliitiku elu ja hingeelu tegelikult on, et kui te astute välja erakonnast, kuhu olete nii pikalt kuulunud, mis on olnud nii suureks osaks teie elust, kas siis tuleb tegeleda uuesti sellise enese leidmisega? No ilmselgelt, aga ma arvan, et veel rohkem üllatas mind see, et erakond ei olegi programm ja tuhanded sarnaselt mõtlevad inimesed, vaid väga kitsas juhtkond võib erakonna sellise suure laeva rooli täiesti teises suunas käänata ja ongi läinud ja eks nii on juhtunud Eestis ka teiste erakondadega, et Keskerakond pole ainus. No teie ei olnud Eesti poliitikas selline hall hiireke, ütleme nii, et te olite ikkagi arvestatav jõud Eesti poliitmaastikul. Kas te siiani olete see inimene võib-olla endistele erakonnakaaslastele, kelle käest aeg-ajalt küsitakse nõu mingites asjades? Ei, endised erakonnakaaslased küll minu käest nõu ei küsi, et pigem on nii, et kontakti otsivad inimesed, kes mind tunnevad küll poliitikast, aga kellega ma kunagi pole ühtset parteid jaganud. Et ma arvan, et mul tegelikult on teadmisi ja mul on tahe, et Eesti erakondadel läheks hästi, et ma olen viimased 1,5 aastat tagasi Eestis olnud, edasi-tagasi käinud küll, aga ikkagi olnud rohkem Eestis. Ja ma olen omalt poolt andnud nõu erinevatele inimestele, ka neile, kes näiteks on ministri positsiooni kandnud lihtsalt selle jaoks, et nad ei teeks vigasid. Kaugemalt oskab näha, et milliseid samme tuleks vältida. No teil on taskus politoloogi diplom, et selles suhtes teie nõu tuleks vist kuulda võtta. Jah, tõsi, ma oma kraadi kaitsesin selle peale, kuidas Eesti iseseisvaks sai taas aastal 1991. Kas Mihhail Kõlvart lasi liiga kergekäeliselt nimekatel ja pikaaegsetel keskerakondlastel parteist lahkuda? Ma arvan täiesti selgelt, et ta tegi seda liiga üleolevalt, ta ei hoidnud inimesi kinni. Täna tundub, et see oli talle kasuks, eks ole, et reitingud kasvavad, kui kõik inimesed joonduvad tema selja taha. Aga võib-olla homme, kui tal on vaja
häid tegijaid valitsusse, siis pink on osutunud või osutub siis liiga lühikeseks. Kas erakonna jaoks on parem pidada maha see kodusõda parteis endas või siis ikkagi lükata see uks juhtkonnal valla ja öelda, et kes ei joondu minu selja taha, kes ei nõustu minu vaadetega, et uks on seal ja leidke endale teine koht? No erinevaid erakondi. Need on erakondi, kes on väga vähe esimehi vahetanud, Keskerakond on üks nendest, on erakondi, kes rahumeeli iga 4 aasta tagant valivad uue juhi ja vanad juhid ei lahku mitte kuhugile, töötavad seal erakonnas edasi ja ei kanna rusikat taskus, nii et ma arvan, et kui meie demokraatia on piisavalt pikk, siis neid erakondi, kes ilma liiga sügavate nagu sisemiste värinateta suudavad esimest vahetada, need erakonnad jäävad alles. Suhteliselt hiljuti tegi erakonna juhi vahetuse läbi ka Reformierakond ja Kristen Michalit on palju kritiseeritud selle eest, et ta ei ole erakonda piisavalt nähtavaks teinud, me kohe jõuame reitingute küsimuseni ka, et kas teie hinnangul Reformierakond peaks tegema läbi uue juhi vahetuse, kas Kaja Kallase lahkumine esimehe kohalt siis Euroopasse kuidagi mõjutas nende senist positsiooni? Ja muidugi, ja ma arvan, et Michal tegi oma esimese vea ennem peaministriks saamist. See, et peaaegu aasta aega raisati ära, oodates, kuidas Kaja Kallas kindlustab positsiooni Euroopas ja selle võrra valitsus oli ooterežiimil. See viiski meid halvemasse olukorda kui näiteks Lätis või Leedus. No mis need maha magatud võimalused seal olid? No lihtsalt see oli aasta peale valimisi ja need on mesinädalad valitsusele, aga mitte midagi ei tehtud, sest oldi ooterežiimil ja tähelepanu ei olnud Eestil. Nii et see oli raisatud võimalus, eks täna pool aastat ennem valimisi saab juba igaüks aru, et tänane Michali valitsus ei tahagi julgeid otsuseid teha, sest seda võidakse poole aasta pärast karmilt valijate poolt veelgi karistada. Aga aastal 2023-2024 algus oli täpselt see aeg, kus oleks pidanud jõulisemalt Eesti majanduskeskkonda parandama. Aga kas teile praegu tundub, et valitsuse tähelepanu on Eestil? Ei, mulle täna tundub juba, et valitsuse tähelepanu on valimistel, aga ma ei saa öelda, et ükski teine valitsus ei paneks tähele, et märtsis 2027 on valimised. Kas Eesti poliitikas oleks midagi teisiti, kui Keskerakond oleks juhtima jäänud Jüri Ratas või oleks see tema enda karjäärile olnud selliseks takistavaks teguriks? Tegid õige otsuse sealt lahkudes? No see, et ta lahkus peaministri positsioonilt on üks otsus ja see, et ta andis ära Keskerakonna juhtimise ja jättis siis selle valida, et kas erakond leiab ühe või teise tema asemele, on teine otsus. Et ma arvan, et ta isiklikus plaanis sai väga suurest koormast lahti, et seda on ju näha ka, kuidas ta on õide puhkenud nüüd Euroopa Parlamendi kampaaniast alates ja sealt edasi. Jüri Ratase Keskerakonnas oleksite te siiani? Kindlasti. Ma arvan, et siis mul ei oleks selliseid kõhklusi. Kas praegused erakondade toetusreitingud on teie jaoks üllatavad, et Isamaa ja Keskerakonna edu näiteks Reformierakonna ees, et mis on selle põhjuseks? Näitab see siiski, et Kõlvart on erakonna juhtrollis edukalt hakkama saanud? Jaa, aga teisalt jälle sel hetkel, kui Keskerakond vahetas oma esimeest, siis Keskerakonna maine ei toibunud kohe, aga selle arvelt sai tõusu Isamaa. Nii et siin võib öelda ka, et väga paljud rahvarindest Keskerakonna taga olevad inimesed läksid kaasa koos Jüri Ratasega ja on täna Isamaa taga. Nii et me võime neil inimestele otsa vaadata, et kes toetab mis erakonda, aga kindlasti on Isamaa saanud kõige suurema toetuse kasvu selle viimase 3,5 aasta jooksul. Kui palju mängib tegelikult erakondade toetusreitingutes, ma räägin siin valimiste vahelistes reitingutes rolli see, et opositsiooni pingilt on ju palju lihtsam loosungeid karjuda? Tegelikult Eestis on näiteid küll, kus peaministri erakond on saanud meeletu edumaa valimistel ja teinud valimistel hea tulemused. Viimane oli ju Kaja Kallas ise 2023. Ja opositsioonil on plussid ainult siis, kui valitsus
ei jäta head muljet, kui valijad mõtlevad, et milleks neile veel 4 aastat anda, kui nad teevad seda sama, mida nad on teinud ja milles nad on ebaõnnestunud. Nii et opositsioonis on hea olla ainult siis, kui valitsus on nõrk. Kas praeguse valitsuse riikliku juures oleks pidanud nad juba mõnda aega tagasi astuma? Jaa, see on hea küsimus, aga paraku aastal 2023 sai Reformierakond nii tugeva toetuse, et ilma nendeta ei olegi võimalik valitsust kokku panna. Nii et Eesti 200 praegu on valitsuses puhtalt Reformierakonna armust? No Eesti 200 oma armust hoiab Reformierakond enamusvalitsuses, et Eesti 200 võiks ka ära minna, Reformierakond peaks ikka olema valitsuses, sest et neil on kõige rohkem inimesi, kes ilmselt kardavad erakorralisi valimisi, et Reformierakonna nimekirjas on kõige rohkem tänaseid parlamendisaadikuid, kes teavad, et tagasivalimise lootust ei ole, et kõigil teistel erakondadel võib selle erakorralise valimise suhtes nagu vähem hirme olla. Ja selle tõttu, kuna nad ei taha enne märtsi oma mandaadist ilma jääda, peavad nad seisma ja valitsust püsti hoidma. Kui tõenäoline see on, et Eesti 200 poliitikud jooksevad enne valimisi laiali teistesse suurematesse erakondadesse? No siin me oleme jälle tagasi nagu ajaloo radadel, et ma olen jälginud Eesti poliitikat alates teismelise east, mulle tuleb paralleele paremalt ja vasakult ja kui ma Reformierakonna puhul näen KMÜ valitsust, mis lõpetas täielikult 6-liikmelise fraktsiooniga järgmistel valimistel, kuigi ka KMÜ valitsus polnud alati halb, et neil käis isegi Toomas Hendrik Ilves ministriks, siis Eesti 200 puhul tundub see jälle nagu selline Respublika rada olevat ja Respublika pääses seetõttu, et ta leidis kellegi, kes oli nõus nendega liituma. Ilma ei oleks Respublika pääsenud, ilma oleks Respublikas saanud sama, mis sai Vabaerakonnast. Olete kandnud ka majandus- ja taristuministri portfelli, et kui te praegu vaatate Eesti elule, kõrged toiduhinnad, valitsuse maksufestival ja nii edasi, kas tänases olukorras oleks olnud valitsusel võimalik teha paremaid otsuseid, eestlaste poole, meie inimeste poole vaatavamaid otsuseid? Jaa, muidugi. Et mis mind üllatas, kui ma töötasin Euroopa Komisjonis, kui palju või sageli teised Euroopa valitsused küsivad luba, et teha erinevaid majandust toetavaid meetmeid. Et kui majandusel läheb halvasti, siis valitsusel on hoovad, et ettevõtlust või siis ka tarbijaid julgustada. Ja Eesti majandusel on läinud pikki aastaid halvemini kui nii mõnelgi teisel valitsusel. Ja siis kui me vaatame tarbijakindlustunnet, siis tarbijakindlustunne on kehvem, kui ta oli 2009 ja see on see mälestusväärne aeg, kui nii palju inimesi olid töötud ja neile öeldi, et Eestis häid uudiseid ei ole, et minge otsige Soomes tööd. Et see kindlustunne on nii kehva ja neid sõnumeid, mis annaksid nagu sellise positiivse ootuse, et investeerime oma säästud siia Eestisse ja mitte kuhugi kaunisse lõuna riiki, et neid on vähe, neid tuleb vähe. Aga miks need hoovad on teie hinnangul kasutamata? On see teadmatusest või on see soovimatusest või millest? No ma arvan, eks valitsuse ministrid ole sealt tulnud, kus nad tulnud on, et endiselt, kui ma jälgin ka Facebookis mõningaid reformierakondlasi sõna võtmas, siis tundub, et nad on lihtsalt nii targad, et nad ei pea sind veenma, nad ütlevad, kuidas on. Aga selline väga jäik kõnepruuk ei leia täna nagu vastuvõtvaid kuulaja kõrvu. Et see toon on sobimatu. Nii et tänane valitsus ei ole näoga rahva poole? Ma ei saa öelda, et mina olen kõige esinduslikum. Te olete kodanik nagu iga teine. Just, aga ma elan praegu väikeses linnas, ma suhtlen tavaliste Eesti inimestega ja jah, neid tolereeritakse teadmisega, et poole aasta pärast on teisiti. Et nad on nagu üldise fooni poolest minejad. Ma muidugi ei alahindaks Reformierakonna kampaania tegemise võimet, et siin on järjest näha, kuidas Reformierakond mõtleb, et võita võib ka mitte kõigile meeldides, sul on vaja tegelikult meeldida ainult igale 4. inimesele, sest paljud valimispäeval jätavad tulemata, kui sul on 25% toetus, sa võid olla võitja. Ja siis, kuidas nad nagu timmivad, et kes need iga 4. olla võiks. Et näiteks kujundada olukorda, et mõned erakonnad oleks
noorematele naistele täiesti vastuvõetamatud, aga Reformierakond sobiks. Noored naised või keskealised naised on väga hea valijagrupp, nii et ma jälgin nagu seda huviga, et kuidas nad seal kujundavad oma mainet, kaotades paljud endised toetajad, ma ei tea, Urmas Sõõrumaid ja Neinar Selid, nimetades mingit valijagruppi onu Einodeks. No räägime korraks veel sellest majandusolukorrast, enne kui me lähme teiste teemadega edasi intervjuu väliselt. Me rääkisime teiega, et te olete ennast tõepoolest sisse seadnud Eestis ja te ütlesite, et te isegi ei tea, et millest selline otsus oli, sellepärast et kodu on ilmselt siin, aga mujal oleks odavam. Jah, sellepärast, et minu tänased kõige suuremad kulud on seotud lennupiletitega. Et ma elan Eestis, aga ma käin esinemas väljaspool Eestit. Ja see tähendab, et see transpordikomponent minu kuu eelarves on väga suur ja on Euroopas kohti, kus ilmselt elamine oleks olnud sama soodne või soodsam kui Eestis, aga lennupilet oleks saanud poole hinnaga. Kas Eesti tänane julgeoleku olukord teeb teid murelikuks, et meil on võõrriikide drooniintsidendid, käimasolev Ukraina sõda ning meie paiknemine agressorriigi kõrval ja USA pingestuv suhe Euroopa liitlastega, et on need arengud kuidagi rahutuks tegevad teie jaoks? Või on see selline tavapärane nähtus lihtsalt elu, ütleme siis üles-alla mäest minemine? See on hämmastav, millega inimene tegelikult harjub, et ma olen rääkinud ukrainlastega, kes endiselt elavad Kiievis ja nendega võrreldes, eks ole, kus need rünnakud on ikkagi inimohvritega ja sihitakse elumaju, on meil need droonihäired, nad on niivõrd kaugemal olukorrast tõelises sõjapiirkonnas. Aga ma arvan, et me peame arvestama sellega, et kuni ei tule rahu Ukraina tingimustel, seni jääb meil alati selline ebakindlus, et naaber on hambuni relvastatud ja vaenulik. Nii et tunnetate seda, et meie julgeoleku olukord on praegu kuidagi savijalgadel? Tegelikult ei. See, miks meie näeme ja kuuleme drooni uudiseid, on ju see, et lõpuks ometi ei lase Ukraina ainult enda taristut, enda koolimaju ja lasteaedu hävitada, vaid on suunanud ja on saavutanud võimekuse vähendada ka Venemaa nafta eksporti. Kui need droonid praegu ei lendaks, kui Ukraina ei sihiks Sust-Lugat või Primorski sadamat, siis alates Iraani kriisi algusest Venemaa oleks võitnud miljardeid, sest et nafta hind läks üles ja neil oleks olnud võimekus välja saata tankereid üksteise järel. Eriti pidades silmas, et esimestel sõjapäevadel Trump eemaldas ka sanktsioonid Vene naftale. Nii et see drooniparvede liikumine Vene taristu suunal on vajalik selle jaoks, et Venemaa ei saaks jälle lisamiljardeid oma sõjatööstuse ülevalpidamiseks. Vahetame teemat. Kas flirdite vahel mõttega siiski poliitikasse naasta, et on teil käidud siis erinevate erakondade poolt ust kraapimas ja teid kutsumas, et tulge ja teie teadmised oleks meile kasulikud? Jaa, flirdin küll. Ma olen nagu vana ratshobune, et iga kord, kui valimiste pasun käib, siis käib see jõnks läbi, eks ole. Aga fakt on ka see, et mitte keegi must ei kraabi. Et Eesti erakonnad on mehitatud heade inimestega ja mulle tundub, et väga inimesi puudu ei ole. On teil kahju sellest? Ei, mul ei ole üldse kahju. Et ma ei tunne nagu suurt kahetsust, et ma saan aru... Et kosilasi ei kutsu endale praegu? Ei kutsu. Aga ma saan aru, et ma olen 49-aastane, ma olen lõpetanud ühe tööperioodi. Ma olen täna kuuluvuseta ja ma pean alustama mingi tööga, mis aitab mind minu 70. sünnipäevani algusest peale. Mul 20 aastat minna. See ei pea olema uus algus poliitikas, see võib olla hoopis teistsugune töö ja kasutada kõike seda, mida ma olen akumuleerinud oma senise elu jooksul ja tehes uusi asju, alguses on raske, aga mul pole kõhkluski, et ma õnnestun. Kas Eesti poliitikas on veel mõni roll, mida sooviksite kanda, et kas presidendi amet ehk või midagi sellist, et olete te mõelnud selle peale, et mingisugune ambitsioon jäi kuskil veel täitmata? Täna ei ole, selles mõttes, et ma arvan, et
noh, ma mäletan, kui ma kunagi saime Kersti Kaljulaiuga kokku ja ta ütles, et kui sulle kandikul tuuakse, siis korralik kodanik võtab selle vastu ja ei ütle, et tal on elus muid asju põnevamaid ja vabadust pakkuvamaid. Aga mulle tundub, et täna Eesti vajaks teatavat stabiilsust, sellist kindlustunnet ja vähest närvilisust, nii et mina soovin küll president Karisele kõva närvi. Ma saan aru, et teda torgitakse ja tahetakse panna nagu loobuma tagasi kandideerimisest, aga mulle tundub, et olukorras, kus valitsus läheb niikuinii vahetusse, siis teatav nagu selline jätkuv selline kestlikkus presidendi institutsiooni näol annaks inimestele sellist teadmist, et meil on tutvusi loonud president ametis, me ei pea lootma, et äkki uus on parem, vaid vana on juba nagu ennast kehtestanud ja minu meelest on tal võimalus, minu meelest ei pea erinevalt valitsuse reitingust on presidendi reiting meil väga kõrge. Just nimelt, et mulle tundub küll, et tema vastu räägib see, et ta pole kunagi leidnud ühtegi ametit, kus ta teises ametiajas olla tahaks, aga äkki presidendi amet on tõesti see, kus ta oma senist mustrit muudab. Te juhatasite meid sisse ka viimasesse küsimusse. Kas president Alar Karis on teie hinnangul oma ametis edukalt hakkama saanud või on köievedu tema ja Välisministeeriumi vahel ületanud kuidagi hea maitse piiri, et kas president peaks üldse olema valitsuse käepikendus või on teie hinnangul tema praegu käitunud enda südame järgi sõnumeid andes, olgu see siis välispoliitika või mis iganes teema õigesti? No, ma saan aru, et president käib kohtumistel, kus arutelud käivad koha peal. Nii et sa ei saa minna sinna, et Välisministeerium andis sulle paberi kaasa ja loed ette, siis sa lihtsalt aruteludel, mis algavad punktist A-ga, jõuavad punkti B kaasa ei räägi. Et see ei ole spikerdamise koht? No, eks ta sisendi on ikka saanud ja mida paremini Välisministeerium presidendiga kontakt hoiaks, seda paremini saaksid nad teda valmis panna. Aga mulle tundub, et aeg on tiksunud Karise kasuks, et kui veel mõned ajad tagasi öeldi, et ta räägib mingit arusaamatut juttu, mida meie Välisministeerium ei räägi, siis nüüd on tulnud maailma meediasse teised presidendid, kes räägivad seda sama juttu. Noh, meie regioonis kõige tunnustatum ja imetletum president on Alexander Stubb ja mind ikkagi nagu hämmastas see, et kui president Karis käis Helsingis, siis president Stubb ütles, et mõtle täpselt nii nagu Alar Karis ja selle peale ei tõusnud meie poolt aplaus. Jutt käib siis sellest, et nad tegid avaldusi seoses Venemaaga ja seoses sellega, et Putiniga ühel hetkel, kui sõda on läbi, tuleks siiski ühe laua taha istuda ja vestlusi pidada. Just, eelmisel nädalal siis liitus selle sama jutuga ka Ukraina president Zelenski, kes ütles, et ta tahab, et eurooplased oleksid laua taga, et nad ei vaataks kõrvalt distantsilt, vaid oleksid temaga koos talle sõbralik jõud laua taga. Aga kas ja kes on siis üldse kohatult käitunud, et kas Välisministeerium ja härra Tsahkna on kuidagi kohatult presidendi nahutanud siis meedia vahendusel? No ma ei mäleta tegelikult, et ennem oleks presidenti niimoodi avalikult nahutatud, et minu meelest on see asjatu, ta ei ülenda mitte kedagi, kindlasti nagu rikub töörõõmu ja tegelikult on see nagu ära lahendatud päris kenasti, et president pole nagu kaasa läinud. Ma ei tahaks nüüd öelda, et see nii jääb, et tavaliselt 2/3 ei jää ja meil on veel augusti selle Riigikogu presidendi voorudeni aega minna, et küll see olukord läheb veel närvilisemaks ennem, kui ta rahuneb. Kadri Simson, ma tänan teid selle intervjuu eest ja soovin siis edu nende uute väljakutsete leidmisel. Aitäh! Meie järgmine lugu viib meid restoraniäri pahupoolde. Lugu, mis on vanem kui meie. Entusiastlikult puhutakse uuele ärile elu sisse ja kui oodatud kasumit ei tule, jäävad pika ninaga nii palka ootavad töötajad kui ka riik. Nimelt pühkis Rahvusringhäälingu juhatuse liige Mart Luik restoraniärist käed puhtaks ja müüs võlgades ettevõtte Eesti ühele kuulsamale firma Matjale. Õhtulehes avas teemat Helen Michelson, kellega räägime juhtunust kohe lähemalt. Tervist! Tere! No iseenesest tundub see nagu selline tore jokkskeem, et miks sellest üldse kirjutada või mis seal siis juhtus, et Ukraina sõja algusest otsustati luua uus restoran, kus pakutakse Ukraina roogasid ja et oleks tööd anda ka siis siia tulnud ukrainlastele, on nii. Et kõik mõte oli ju õilis.
Ja ma ei vaidle üldse vastu, et kahtlemata see oligi missiooniga äri, see oli väga vajalik restoran, just selle sõnumi saatmine väljapoole, et me toetame Ukraina põgenikke. Aga kurb ongi selle loo juures see, et kui see missioonitunne kaob koos rahaga, et kui raha enam ei jätku, siis ei jätkugi enam missioonitunnet, et miks sellest kirjutada, et võib-olla kui seda oma firma oleks firmamatjale müünud keegi suvaline Juku, et siis me sellest ei kirjutaks, aga kuna Mart Luik on Rahvusringhäälingu juhatuse liige, siis see asi lihtsalt näeb väga halb välja, et just selles mõttes, et millise signaali või millist eeskuju tema näitab sellise käitumisega. No ma saan aru, et siiski mingisuguse klientuuri see restoran endale leidis, see sai sellised siia kolinud ukrainlaste kohtumispaigaks, aga sellist oodatud suurt ärilist kasumit sealt ei tulnud. Et kas sealt läks siis nii-öelda see lumepall veerema? Jah, tundub nii, et ma ei oska öelda, mina ei ole kahjuks seal restoranis kunagi käinud, et ma ei oska öelda, et kas seal tõepoolest ei jätkunud kliente või oligi see restorani juhtide mingisugused väga halvad juhtimisotsused, et ma arvan, et see, kuidas seda restorani majandati, ongi nüüd ka see põhiline küsimus, mida Maksuamet ka vaatab. Et kui Maksuamet tuvastab, et see maksuvõlg tekitati eelmise juhatuse poolt kas kuidagi tahtlikult või väga raske hooletuse tagajärjel, et siis võib juhtuda ka see, et Maksuamet nõuab seda raha, seda võlga, mis nüüd praegu on üles jäänud, siis eelmistelt juhtidelt tagasi. Aga milline see asjade areng seal oli, et seal on palju rahulolematuid töötajaid, kes jäid enda viimasest palgast ilma ja kuidas need asjad edasi arenesid? Jah, need töötajad on praeguseks pöördunud töövaidluskomisjoni, et minu teada juuni algul need istungid aset leiavad. Et töötajad nagu ootasid, et restorani juhid lubasid, et ma leian uue asukoha, restoran jätkab, aga kui töötajad olid juba 3 nädalat... Senine üürileping sai lihtsalt läbi, eks ole? Ja, just. Ja kui töötajad olid 3 nädalat juba kodus istunud, oodanud, et saaks selle tegutsema hakata, siis selgus, et tegelikult uut kohta ei leitud ja uksed pannakse üldse kinni. Et mis võib-olla selle asja veel niigi küünilise loo veelgi küünilisemaks muudab, on see, et alles märtsi lõpus Mart Luik rääkis Kroonika veergudel, kui toredalt ümbermaailma reisilt ta just tagasi tuli. Et ma vaatasin, et Mart Luik ise ütles, et see ühele inimesele see reis läks maksma 3500 €, mis iseenesest ümbermaailma reisi kohta on ju päris hästi saadud, aga samas selle raha eest võinuks päris mitmele töötajale selle raha nagu ära maksta, et see ongi lihtsalt nii halb, et tegelikult see kogu see võlasumma 10 000 € riigile, paar tuhat euri koostööpartnerile, kes tarnis restoranile veine ja endistele töötajatele, et see on võib-olla kuskil 20 000 €, et see ei ole nii suur, et see mainekahju, mis nüüd Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liikmele selle tegutsemisega kaasneb, et ma ei tea, et kas rahasumma oli seda väärt, et hakata seal selliselt, ma ei taha öelda, et skeemitama, aga ütleme nii, et ega see väga hea ikkagi välja ei näe. Ja millal tuleb juhtumisse mängu firmamatja ja mis saab olema tema funktsiooniks? No firmamatjad teatavasti, nagu nimigi ütleb, tegelevad firmade matmisega, et ju siis, nagu Mart Luik ise ütles, et neil polnud aega ega tahtmist ega soovi tegeleda vist oli ka oskusi jäi napiks, nagu ta mainis. Et nemad ei tahtnud selle firma likvideerimisega tegeleda ja sellepärast müüsidki siis firmamatjale. Et alati on olnud ka variant, et kui sa ei soovi selle likvideerimisega tegeleda, et sa võiksid enne need võlad ära klettida. Oleks võinud seda teha ja siis firmamatjale müüa, siis me võib-olla ei räägiks sellest üldse praegu. Aga kuna ta müüs selle firma sellele likvidaatorile koos nende võlgadega, et see teeb sellest loost ikka päris halva loo. No ja mis saab nüüd edasi, et mis on see tõenäoline asjade käik, kas sellel teemal hoitakse veel kätt pulsil või on tegemist lihtsalt sellise jokkskeemiga, et näib selline kahtlane skeemitamine olevat, aga tegelikult see on tavapärane selline firmade surmalugu? No ma väga loodan, et ERR-i nõukogu seda arutab, sellepärast et juhatus üle teeb järelevalvet nõukogu. Et ma võtsin ühendust ka nõukogu esimehe Sulev Valneriga, kes niimoodi hästi ettevaatlikult ütles, et jah, et see nagu ei näe hea välja, et me peame seda kindlasti arutama.
et eks ma siis järgmisel nädalal küsin, kas nad arutasid, et ERR-i juhatuse esimees Erik Roose, mulle tundus, et tema ei olnud seda artiklit tegelikult läbi lugenudki, et tema seisukoht oli selline, et kas see üldse on tõde ja et ega firmade likvideerimine ongi keeruline, et ta nagu väga püüdis mitte anda hinnanguid, aga olukorras, kus ERR juhatuse liige tegeleb sellise enda vastutusest kõrvale hiilimise ja võlgadest, jumala eest ei peaks inimestele maksma seda raha, mida nad on ära teeninud, et igal juhul peaks seda küsimust nagu minu meelest arutama. Millises olukorras need endised töötajad olid, et kas nad on veel lootusrikkad, et neile tullakse vastu, nad selle raha saavad kätte või on juba seal minnalaskmise meeleolu? Ma arvan, et muidu nad ei oleks ju töövaidluskomisjoni pöördunud, et nad igal juhul nad tunnevad, et nende õigus on see palk kätte saada, et eks nüüd töövaidluskomisjon siis otsustab, et ma saan aru, et Mart Luik ja tema äripartnerid pakkusid mingisugust kompromissi nendele töötajatele, aga tõenäoliselt see ei olnud nagu piisav nende töötajate jaoks, sest nemad sellega nõus ei olnud. Aga seal on veel ka siis üks, kes veine restoranile tarnis, üks ettevõtja, et tema ütles, et põhimõtteliselt tema on nagu lootuse kaotanud, aga eks see ongi lihtsalt nõme, et nüüd saab siis Mart Luik ja tema äripartnerid käed puhtaks pühkida ja tehtud, et inimesed jäävadki lihtsalt ilma oma rahast ja riik kaasa arvatud. Mis teie hinnangul selle loo selline õppetund on? On seal mingit õppetundi, et kas ja kuidas peaks keegi targemana edasi liikuma sellest loost? No ma arvan, et kui sa oled juba alustanud mingit ettevõtet, eriti sellist missiooniga ettevõtet, mille eesmärk on ukrainlasi aidata, et siis kui asjad nagu bussi lähevad, et siis ei ole nagu see koht, kus lihtsalt saba jalga vahel nagu minema tõmmata, et ma arvan, et kui endast vähegi lugupidav ettevõtja ikkagi võiks need üritada vähemalt need võlad ära klattida, et mitte lihtsalt minema joosta, et ma saan täiesti aru, et ettevõtlus on ülikeeruline, restorani äri on veel eriti keeruline, aga see tundub nagu kõige lihtsam lahendus lihtsalt firmamatjale müüa ja öelda kõigile teistele võlausaldajatele, et nägemist, et eriti avaliku asutuse juhile ei ole see nagu väga hea toon. Helen Michelson, ma tänan selle teema püstituse eest ja ma saan aru, et see teema ei ole veel läbi, et kätt hoiad sa pulsil edasi. No proovime. Aitäh. Aitäh. Mis sa arvad, kas kella keeramine tuleks ära lõpetada? Ma ei tea, ma pole väga mõtlenud selle peale. Jaa, muidugi. Ei, ma arvan, et mitte. Mind ei sega see keeramine, absoluutselt. Ma ei olegi nagu selle peale väga mõelnud, aga miks mitte? Jaa. Miks nii? No tervisele parem. Ma ei jaksa kogu aeg seda jälgida, et ma kella peaks keerama omal analoogsel kellal, jah. Jaa. Miks nii? Sellepärast, et siis ma ei saa magada tükk aeg. Lühidalt lihtsalt kella keeramine üpris absurdne, et tuleks lõpetada. Ma ei tea, miks me tänapäeval ikka veel 21. sajandil seda teeme, et... see on ju nii pikk vaidlus. Jälle on fookuses. Ma arvan, et loogiline oleks, et suleks, aga eks siin on aastaid on pigem kõige suurem mure selle üle, et lätlased tahavad ühte asja, soomlased tahavad teist asja ja meil nende kahe vahel ei ole sobilik jääda, nii et kuidagi peab see üksmeel seal saabuma. Teid ei sega see 2 korda aastas kella keeramine üldse? Päeva segab siis rohkem ei sega. Pigem ei häiri. No algselt mõjutab esimestel päevadel, aga muidu eriti mitte. Absoluutselt, see on kohutab juba väiksest peale koolis ka, et see jube lihtsalt, see kuidas see rütmis asja jääb. Eks pärast lõpuks harjub ära, aga alguses on selline, ikkagi sa oled omas selles rutiinis, et kell meil täna määrab, kuhu peab jõudma. Ma ei tea, eks ma saan hakkama, aga ma ütleks, et see peaks nüüd 2 korda aastas olema mingi küsitluse objekt siin Eestimaal. Ainus, mis on koer tahab mingil hetkel natuke varem süüa hommikul ja natukene hiljem mingil hetkel. Aga sellega kohanete ilusti ära? Ma arvan, et saab hakkama. Aga kas teile tundub, et inimesed virisevad sellel teemal võib-olla liiga palju? Virisevadki, kui nad sõidavad siin kuhugi lääne poole, siis 2, 3, 4 tundi ajavahet paistab, et üldse ei mõjuta.
Head vaatajad, selliseks meie seekordne saade kujuneski. Tänan, et vaatasite ning kaasa mõtlesite. Ja tuletan meelde, et saade pealkirja taga on järelvaadatav Õhtulehe YouTube'i kanalis ning samuti Spotify's. Mina kohtun teiega taas, aga juba järgmisel reedel ikka siinsamas Õhtulehes.